alustame jälle sõnaga no nii. Põrand siis sai tehtud eelmise video lõpus, kus me rääkisime, et teeme seda põrandavärk edasi. Kartelist tuli tilgu, kõik on hästi. Tõmbasin need seinad praegu lihvmasiniga üle sellega ja siis tõmban selle esimese kihi peale täna. Kohe ma näitan, kus on. Mõte on siis kasutada sellist alpiinat, et see sobib sisetingimustesse ka. Ma arvan, ma teen nii, et ma tõmban ühe kihi peale ja siis näitan, et see muidu seda timelapsi on natuke võib-olla iga vaadata, et pange mingit tagasisidet ka alla, et ma olen osadelt kuulnud, et liiga aeglaselt käib, et võiks kiirem olla, igav, naine ei lubanud vaadata, et öelge, kuidas parem on, siis teen niimoodi. Aga siis ma tõmban selle kihi praegu peale ja siis näitan, mis järgmiseks. Ma ei tea, kas video pealt on näha, aga ta on siuke valgem. No õhtul on pime juba, aga siuke heledam toon, et ei taha nagu midagi hullu. Puit paistab alt välja. Ma kindlasti teen 2 kihti, et ehk teeb paremaks. Nüüd hakkab siis see põranda täitmine, puukide täitmine. Et ma ostsin sellist asja nagu Kiilto masa. Kiilto YouTube'is ka tegelikult näiteks, kuidas seda teha. Vaat sisse, kujub ära, lükkad maha, lihvid ja siis õlitad, et teen samamoodi, vaata, mis saavad. Ma jälle natuke teen ja siis näitan, mis saan, et ma arvan, ma täna möksin selle ära. See vist ei ole ka väga lõbus ja siis näitan, kui on kuivanud ja hakkan lihvima, et later. See loodus ei anna üldse meile seda eelist, et teha. Täna hommikul oli -kraadide lumi. Eelmises klipis ma jõudsin siiamaani. Nii palju ütlen, et ma loodan, et heli on okeist. Ma proovin nagu mikrofonidega paremaks teha. Mind veits häiris see, et see, kui ma keeran seda kaamerat, siis see mingi krabineb peale, et ma veits upgrade'isin, loodame, et on parem. See on see eelmise korra värk. Ma proovin nüüd seda nii, et kas mu idee toimib. Kui mu idee toimib, siis ma teen nii, et ma teen ülejäänud ka ära. Ma käisin eile seda mastiksit juurde ostmas. Et mul on tehtud nii palju, aga on vaja teha kõik see turt. Ja nagu näete, siis seintel on ilus siuke toon peal. Sinna tõmban paar veel, et hakkame tööle, siis ma näitan. See on ikkagi näts veel nätske, et ilm ei anna väga eeliseid seda teha, et ma need värvisin ära. Jah, värbimine võib olla vale sõna, aga hakkab see toon päris välja tulema, siuke skandinaavilik. Nüüd teen nii, et ma tõmban selle kõik mastiksiga ära, et ma olen suht kindel, et see töötab, nii et hakkame tegema. No võt, ongi tehtud. Ilm läheb juba paremaks ka, nii et lasen kuivada ja see nii kaua tegelen teiste probleemidega, et ma tulen selle juurde siis tagasi, kui lähebki lihvimiseks, et ma olen siin mingid paar teist tehnilist probleemi, aga nüüd ma lahendan ära nii, et mastiks on pandud ja ootame lihvimist. Eile oli miinus midagi ja lumi, täna on niimoodi lihvin. Ühesõnaga, see on see, kuidas see jäi, loodan varjud ei sega ja siis siin on see põrand, mis ma tahan, nii et annan praegu lihvimisele kuuma, et saaks need ainult vuukijaks alles ja nii ongi. Nii et ma arvan, et ma lihvin ära, see on nii tüütu vaadata, et järgmine etapp juba ka sõlitamine või kuritamine valmis, et jätame siit pooleli. Nii, käisin vahepeal liivavaarit ostmas juurde, sest et täitsa areneb minu arust väga okei, siit on vaja veel teha, päike toetab seda üritust, nii et ma nüüd lihvin edasi, et paar nippi on, sellest räägin pärast, aga ma olen sellega väga rahul, nii et lihvima.
no nii, lihvit tegin siis ühe kihi 60 paberiga ja teise kihi 120-sega, et nüüd on okei. Siit lähevad ka, et noh, päris selline luksusjaht ei ole, aga see on see, mida ma siia tahtsin, nii et mulle väga meeldib, et arvestades lauad olid enne ööveldamata, tappi polnud midagi, et see ilusti kõik tehtud, et ma tõmban siia õli peale ja siis nüüd saabki kuivama jääda, et siis toon ka nagu muutub, et siis näitan, kui on juba õlitatud, nii et ütleme niimoodi, et nüüd on siis seinad, lagi on poolik, aga see ei mõjuta väga. Seinad põrand valmis, et nüüd saab siis viimaks hakata salongi sisu ehitama või köögimööblit, et ma nüüd peale seda klippi näitan õlitamise ära ja siis ma arvan, et selle episoodiga nagu lõpeb ka, et teeme parem lühikesed, aga pigem teeme, et siit lõpetame ja kes ei ole ammu kuulnud sükust asja, et saad mulle kohvi või pitsat osta, siis vaata, link on all, panen siia, no teeme siia nurka, proovime seda YouTuberi värki, panen siia nurka selle QR-koodi ka, saad veits osta nii-öelda virtuaalset pitsat ja ma saan rohkem asju osta ehituseks ja kiiremini teha, nii et näeme jälle ja siis like, subscribe, kommenteerige ja siis on huvitav kuulata, nii et kohe tuleb õlitamise viimane klipp. Õlitatud, kerge toonikene. Seal ütles paki peale, et kuivamist soodustab UV-kiirgus ja mis meil on otse tuppa. Nii et siuke kerge, tõi siukse puidutooni esile. Gramm ma tahaks natukene tumedamat, aga ma arvan, mul on plaan olemas. Igatahes, siit siis on seinad ja põrand tehtud, et saab hakata tegema sisu. Nii et näeme järgmise osas. Kell on 21:25. Paar õhtut lasin seedida seda põrandat ja mul ei andnud rahu, et ta oli liiga hele. Ja siis ma leidsin siukse asja nagu Valti pluss Complete ja Ambertiik. No ütleme nii, et see on midagi sellist, mis nagu rohkem meeldib, et seal oli kirjas ka, et see on hästi kiiresti kuivav ja nüüd ma nägin seda esimest otsa seal, et see oli juba niimoodi kuivanud, et ta tõmbas nagu natuke heledamaks. Kas ma ei tea, kui hästi see kaamerapilt seda edasi annab, aga ta ei ole siuke kollakas, nagu ta siit võib tunduda. Ta on täitsa mõnus, et ma olen sellega täitsa rahul, nii et nüüd võib rahulikult edasi hakata tegema seda köögimööblit, et kui sealt näha on, siis ma tõmbasin mingit teipi ja kõrgusi ja kaugusi märksin peale, et väikegi ettekujutus tekiks. Ja nüüd hakkan järgmises osas siis seda tasapinda ehitama, et eile õhtul tellisin ahju ka ära. See kindlasti ei ole kohal selleks ajaks, kui see video väljas on. Nii et see jõuab tulla, aga ma proovin teha tasapinda enne valmis, saab ahju kohe peale panna. Nüüd küll lõpetan ja siis näeme siis järgmises episoodis, kui hakkan siia seda tasapinda tegema.